Kõige lihtsamast, kas see on tõesti nii, nagu sa pressikonverentsil ütlesid, et sa oled üllatunud praegu? Kas ma pean, kuhu ma vaatama peaksin? Ei, vaata kuhu tahad. Vaata järjest igasse kaamerasse natuke aega. Väga imelik. Ja ma tegelikult ikkagi olin positiivselt üllatunud, sellepärast, et igasugused ennustusportaalid ja suurem osa ju inimestest ikkagi ei olnud rääkinud sellest, et meil on suur võimalus edasi saada. Nii et olin üllatunud, samas kuna ma lootsin nii väga, siis hinges oli ikkagi see tunne, et saame ja nii läkski. Kas nüüd on nii, nagu me enne sul poolfinaali rääkisime, et saad finaalis täiega ja pingevalab panna? Ma arvan küll, et ma isegi võtan finaali natukene kergemalt kui poolfinaali. Sellepärast, et nii palju tööd on juba tehtud, meil on veel proove täpselt selle sama etteastega, nii et kogu see kuidagi närvipinge kaob sellega ära, et ma ise tegelikult tundsin seda ka, et iga kord läks aina kergemaks, et praegu lihtsalt poolfinaalis see vastutuse tunne sellel päris otseülekande ajal, siis vastutuse tunne kuidagi oli nagu suurem ja sellepärast oli võib-olla närv natuke rohkem sisse, kui siis, kui ma žüriile esinesin, aga samas oli selline kindel tunne ja ma arvan, et see läheb aina kindlamaks. Ja noh, eks ju peab ikkagi vist ütlema, et Eestil on ikkagi suhteliselt võimatu võita, nii et minu see tulemus on käes, et ma olen finaalis, nüüd võiks saada veel ka nii hea koha kui võimalik, aga ma arvan, et raske öelda, aga ma arvan, ma midagi pekki nagu keerata väga enam ei saa. Nii öelda. Sa ütled, kui sul närv oli sees, siis kas see oli sellest, et sa tead, et kui sa ei saa finaali, et siis tulevad kommentaatorid, et noh, mis me saatsime selle mõtete laulu? No eks tegelikult minu jaoks ikkagi kõige suurem asi Eurovisiooni juures ikkagi on see, et ma esindan Eestimaad ja kõige tähtsam on minu jaoks ikkagi see, et eestlased oleksid selle lauluga rahul. Teisejärguline on see, mida Euroopa arvab. Et ma loodan, et inimesed nägid nüüd seda, et tegelikult Eesti muusika ja ka eestikeelne muusika võib Euroopale meeldida ja ma arvan, et see ongi kõige tähtsam. Ja nüüd mul läks juba meelest ära, mis see küsimus oli. Kas see on sinu jaoks artistina ka tunnustus, et tegelikult räägiti ju palju sellest, et lugu on nõrk ja ei paista silma, aga sinu esitusjuusis oli niivõrd hea, et see ikkagi, noh. Jah, et läks ikkagi nii hästi. No muidugi on see tunnustus minule, et järelikult toimis see, mis täna laval toimus. Et võib-olla tegemist tegelikult ongi sellise lauluga, mis ei ole selline hitt, mis sul kohe meelde jääb. Seda lugu peab mitu korda kuulama ja arvatavasti lihtsalt kõik see, mis selle ümberringi toimub, see peab seda lugu toetama ja siis ka inimene hakkab reaalselt seda lugu ka kuulama, et kui sa kuulad seda lugu võib-olla raadiost, siis ta võib-olla tõesti mõne inimese jaoks ei eristu või ta ei ole nii meelde jääv kui mingisugune teine lugu, et tegemist on lihtsalt võib-olla natukene keerulisema viisiga looga. Et Mihkel juba on selline helilooja, et ta ei suuda kirjutada ülilihtsat lugu, kui ta isegi seda ikkagi üritas, et see kuna tegemist oli minu uue singliga, see ei olnud ju kirjutatud üldse Eurovisiooni jaoks, siis me tahtsime, ja ma ei olnud ju tükk aega tegelikult teinud seda muusikat, mida ma tõeliselt teha tahtsin, et minu eelmine album ju oli ikkagi elektrooniline muusika ja sellest on nüüd juba palju aega möödas ja ma olen nagu leidnud sellise uue suuna või sellise õige suuna uuesti muusikas ja siis meil oligi tegelikult tahtmine see, et me tahaks, et see singel jõuaks võimalikult paljude Eesti kuulajateni ja sellepärast see lugu selline ka tuli, aga jah. Aga ma tahtsingi tegelikult selleni jõuda, et kas sa oled korraks võtnud hetke ja mõelnud selle peale, et natukene tagasi vaadata oma arengus ja kuhu sa oled jõudnud, et kuidagi andnud hinnangut võib-olla peas endale, et see hetk tegelikult on natukene ka märgilise tähendusega võib-olla tänane õhtu siis? Ja kindlasti. Ma arvan, et ma olen ääretult õnnelik inimene, et kuidagi ikkagi hea õnnega koos. Et väga palju, mis mu elus on juhtunud, ma arvan, et on juhtunud tänu sellele,
lihtsalt mind ümbritsevad head inimesed ja positiivsed mõtted järelikult. Ja mul on natukene õnne, sellepärast et kõik need konkursid, kus ma olen osalenud, alustame Eesti otsib superstaari saatest, läheme edasi Laulud tähtedega saatest, kus ma jäin teiseks koos Margus Tsahknaga, edasi Laulu pealinn, kus ma jäin tänu Kohila rahvale 3. Ja nüüd siis Eesti laulukonkursid, kus ma olen saanud alati finaali ja sellel aastal ka võitsin, et tegelikult on Eestis nii palju häid muusikuid ja minu arvates ka ju palju paremaid lauljaid kui mina, aga ma lihtsalt olen kuidagi vahel sattunud õigel ajal õigesse kohta ja sellepärast on mul läinud, ma arvan, ka nii hästi. No ühe aasta sa ju proovisid veel Eesti Laulul kätt, et ju siis see tänavune aasta oligi see õige aasta? Ma arvan küll jah, et ma olen tegelikult ikkagi väga õnnelik, et tol aastal ka tegelikult kirjutas selle loo mulle Mihkel. Ja see oli siis koostöös Violiinaga, et see oli veel see aeg, kus see oligi rohkem selline projektilugu, et see ei olnud minu uus lugu sellel aastal. See oligi rohkem just kirjutatud Eurovisiooni jaoks. Aga ma olen ääretult õnnelik jah, et ma sellel aastal siia ei tulnud, sellepärast et selle lauluga ma tunnen ennast palju kodusemalt ja see on minu muusika. Kas sa tunned ka seda, et sa oled sellele laulule võib-olla mingis mõttes uue tähenduse andnud, seda lauldes ja läbi mõeldes seda sõnumit võib-olla ka enda jaoks? Jah, kindlasti kõik see, kogu see aeg ja kogu see töö ja kogu see kokkusattumus selle lauluga on selle laulu arengule väga palju kaasa andnud ja ma olen täiesti veendunud, et ka minu praegune olek on mind muutnud võib-olla teistsuguseks natukene, ma loodan, et positiivses mõttes ja muidugi see laulu sõnum ja tegelikult kui Mihkel need laulusõnad kirjutas koos siis minu elukaaslase õega tegelikult, et meil ongi selline üsna nagu perelugu ka veel lisaks kõigele. Te kõik kindlasti mõistate ka selles mõttes teineteist väga hästi, eks ole? Jah, täpselt, et ei olnud lihtsalt suvaline inimene kirjutanud suvaline inimesele loo, vaid sõber kirjutas sõbrale loo ja veel sugulane aitas, nii et selles suhtes on see hästi tähendusrikas ja tegelikult Mihkel ikkagi sellel ajal, kui neid eestikeelseid sõnu kirjutati, kui nad kirjutasid neid, siis tema oli ju just teada saanud, et ta isaks saab ja ta küll ise ütleb, et selles loos tema ei pannud nagu sellest tundest midagi sinna, siis ma mäletan, kui ma neid sõnu esimest korda lugesin, neid variante oli tegelikult hästi palju, et need õiged sõnad kätte saada, sellega läks tükk tegemist, siis mina nagu olin lõpuks see, kes ütles, et ei, need on need õiged sõnad ja ma kuidagi nägin seda, et Mihkel on justkui oma uuest elust sinna midagi sisse pannud, et see ei olnud lihtsalt tüüpiline armastuse lugu, vaid seal oli midagi sügavamat. Ja muidugi sellel hetkel ju mina veel ei teadnud seda, et ma lapseootel olen. Nii et ju siis mingisugune alateadvus siis ette ütles, et need on need õiged sõnad ja siis läks niimoodi nagu praeguseks on läinud. Birgit, kui oluline sul on see, et su ema, isa, ristiema, õde, kõik siin on? See on mulle väga oluline, et nii palju toredaid ja lähedasi inimesi on ju hästi palju eestlasi ka, et juba teie ajakirjanikud olete kõik teiega toetavad olnud, et ma kujutan ette, et suurematel riikidel on siin ikka nuhitakse hotelli akende taga ja minul on nagu hästi rahulikult ja mõnusalt läinud, ja see on hästi tore, et eestlasi on siin palju ümberringi ja pere muidugi ka. Natukene kahju on, et ma sain oma vanemate ja õe ja õemehega väga vähe koos olla, sellepärast et nad tulid siia just nendel päevadel, kus mul on lihtsalt hommikust õhtuni tegemist, et kuidagi ma loodan, et nemad jäid selle reisiga rahule ja et ikkagi tasus neil siia tulla. No ju tasus, kui sa finaali said. Aga ju tasus, vähemalt juba sellepärast ikkagi tasus, jah. Et ma tean, et nad mõtlesid selle peale, et äkki tulla finaali, aga nad ikkagi ei julgenud selleks ajaks pileteid osta siia, et kes teab ja nii pikaks ajaks on ikkagi majanduslikult raske siia jääda. Aga võrdle natuke nüüd Superstaari saate finaali, mis oli sinu esimene selline, ütleme, suure lava kogemus ja nüüd seda siin. Seda kõiki neid tundeid, mis sind valdasid enne, pärast laval olekul oma viimase lauluga? Superstaari saatest on möödas nüüd 6 aastat saab kohe, nii et see on juba üpriski kaua aega tagasi, kuid sellel ajal ma olin võib-olla teatud mõttes, ma olin noorem ja ma olin nagu emotsionaalsem ja kuidagi
mingil määral oli see justkui nagu kõik palju olulisem, sest et see oli minu laulja karjääri algus ja nüüd on mul see, et ma kuidagi saan ise otsuseid vastu võtta, kuidas edasi liikuda ja samamoodi Eurovisiooniga ma ikkagi nagu tunnen ennast lihtsalt professionaalsemalt ja tänu sellele võib-olla emotsioonid on nagu rohkem vaos. Aga muidugi ma saan sellest aru, et Eurovisioon on ikkagi veel kõvasti olulisem, kui oli see Eesti konkurss. Ja eks ma pean seda veel natukene seedima, mis see kõik mulle on andnud, aga see kogemus on ikka võrratu, et ma arvan, et artisti ikka väga aitab see, kui ta erinevatel konkurssidel osaleb. Et mina võin öelda küll, et see on vist juba naljakas, et ma nii paljudel konkurssidel olen käinud, aga need on alati olnud nagu minu jaoks sellised kõige suuremad väljakutsed ja kõige põnevamad kogemused. Et ma soovitan ikka kõikidel noortel ka osaleda võimalikult paljudel laulukonkursitel. Pluss veel lisaks esineda ka. Sul on tegelikult tiim ümber, aga kas sa oled saanud mingisuguseid ettepanekuid kuskilt mõndadelt produtsentidelt või midagi taolist? On siin sedapidi kuidagi sulle lähenetud? Ei ole veel. Ausalt öeldes mina olen üldse siin ikkagi väga väheste inimestega tuttavaks saanud, et meil delegatsiooni juht Mart Normet on see suures suhtleja rollis ja Mihkel ja mu elukaaslane Indrek, nemad on siin ka üritanud ikka leida kontakte ja Mihkel teiste heliloojatega suhelda, et ma tean, et näiteks Eufooria heliloojaga ta sai mõned sõnad vahetatud, et nii palju, kui ta on väga suur Eufooria laulu fänn. Et ei ole ühtegi pakkumist veel saanud, et me rääkisime näiteks Vene ühe meediaväljaandega, et nemad seda lihtsalt kuidagi mainisid, et meile väga meeldiks, kui sa sinna esinema tuleksid, nii et võib-olla äkki ma Venemaale saan kunagi esinema tänu sellele, et ma ka selle venekeelse versiooni tegin. Aga praegu otseseid ettepanekuid ei ole tulnud veel, jah. No me täna saime kõik teada, et sa ootad poega. Jaa. Kas sellist mingit õnne toovat kikki ei tulnud enne lavale minekut? Peab ütlema seda küll, et nüüd viimastel päevadel olen ma teda nüüd alles tundma hakanud, et see on ka selline naljakas kokkusattuvus, et just sellel hetkel, kui see tähtis päev hakkas lähenema, sattus ka just see aeg, kus tema hakkas liigutama või mida mina hakkasin tundma. Nii et kes teab, võib-olla see mõjutas midagi, aga kõik on veel väga õrnas järgus. Ju ikka tunneb, et väike Eurovisiooni ärevus on. Võib-olla tõesti, jah. Kas te nime peale olete juba mõelnud? Ei ole nime peale üldse mõelnud veel, et absoluutselt ei ole. Tegelikult me saime väga mõned päevad enne siia sõitu teada selle soo ka ja me mõtlesime, kas me hoiame seda saladuses ja ma tükk aega hoidsin, aga siis kuidagi lipsas kuskil intervjuul see juba välja ja siis ma mõtlesin, mis siin ikka. Kas ära ei väsi sul 1,5 nädalat on seda tralli juba olnud? No siin juhtub nii palju, et iga olulise sündmusega saad energiat juurde. Et esimene nädal vahepeal oli raske just sellepärast, et oli natukene tegevusetuse tunnet, et ikka kõige huvitavamad päevad on ikkagi need, kui me oleme siin areenal ja ma saan ikkagi laval olla ja pressiga suhelda ja sellised eraviisilised intervjuud ei ole nagu nii põnevad kui see, mis ikkagi siin toimub. Ja muidugi nüüd on mul jälle väga palju energiat, sellepärast et selline positiivne uudis, et me saame finaali ja tänu sellele tuli nüüd energiat juurde. No täna öösel ikka magada saad? Ma arvan küll, et ma saan täna öösel magada, jah. Et kõik on ju läinud hästi ja ma usun, et uni tuleb just väga hea. Julged sa mingit kohta ennustada? Ausalt öeldes ei julge. Me just Mart Normetiga ennem arutasime, et nüüd vist on ainukene halb asi, mis võiks juhtuda, on see, kui me jääme päris viimaseks. Et siis oleks natukene halb. Nii et ma loodan, et meil tuleb siis ikkagi parem koht kui viimane koht. 25 vähemalt. 25 vähemalt. Ma saan paari kuu pärast 25 aastaseks. See ei oleks isegi halb number, kuigi ma ikka loodan, et see tuleb natukene ülesse poole. Olete te midagi kuulnud ka selle esinemisjärjekorra paikaseadmise korrast, et kuidas see toimub, et praegu te tõmbasite endale finaalis esimese poole, aga midagi täpsemat ju ei öeldud?
kuna poolfinaalid panid ka ju rootslased ise paika, kes millal esineb, just selle järgi, et show oleks mitmekülgne, siis ma usun, et finaal üritatakse samamoodi teha, et ei panda sarnaseid lugusid järjestikku, nii et ma loodan, et meie kõige suurem pluss olekski see, kui pannakse väga erinevad lood, kas või natukenegi kiiremad lood enne ja peale meid. Et kui mind pannakse nüüd kahe suurepärase häälega tütarlapse vahele, kes mõlemad laulavad ballaadi, siis on kindlasti natukene keerulisem, nii et me loodame, et me satume kuskile sinna vahele, et nad ikka ise ka mõtlevad niimoodi, et meie lugu tuleks paremini välja ja ka teiste lood, et need oleks võimalikult erinevad. Kes praegustest finaaliballaadidest sinu suurim konkurent on? Nagu ma seal pressikonverentsil istusin laua ääres, siis oli küll tegelikult selline tunne, et vau, kellega ma siin ühe laua taga olen, et esimene artist on muidugi Anouk, kes on lihtsalt ääretult kuulus laulja ja ka väga hea laulja. Minu kõrval istus Taani lauljanna, kes on selle aasta suur favoriit ja arvatavasti vist võidabki selle konkurssi, ei tea muidugi, aga tema istus seal kõrval ja siis läksid järjest Venemaa, Ukraina, Moldova, kes on lihtsalt tohutult head lauljad. Ma arvan, et selliseid lauljaid on maailmas mõnikümmend ainult. Nii et kogu see kamp, kes täna poolfinaalist edasi sai, on minu arust juba väga tugev. Nii et kui samamoodi läheb teise poolfinaaliga, siis on ikka väga keeruline. Aga meie ka Eesti delegatsiooniga oleme õudselt õnnelikud selle üle, et tegelikult said väga head lood edasi. Et ainukene, kes meid natukene üllatas, oli Leedu, sellepärast, et Leedu poiss oli selline hästi lõdvalt võttis kogu seda üritust ja oli selline kogu aeg chill ja jõi siin õlut ja nii edasi. Aga samas mina täna tema esitust vaatasin, ta oli muidugi laval hästi särav ja tore, nii et võib-olla mõjuski just see, et minu jaoks see lugu ei olnud nagu minu lemmikutest. No kas te teete finaalis midagi sellist ka, nagu Moldova oma vägevad kleidid trikki tegi, et kas te muudate veel midagi või jääb täpselt selliseks? Ma veel Mardi käest küsisin, et kas üldse tohib midagi veel muuta või mis nüüd üldse saama hakkab. Ja tegelikult ütles, et ega ei tohigi tegelikult enam midagi muuta. Et siin ei olegi lihtsalt seda aega, et tegelikult meil ongi jäänud 2 läbimängu ja 2 kontserti. Nii et ma arvan, et me ei muuda mitte midagi. Aga kas sa tahaksid muuta? Kui ma tahaksin midagi muuta, siis ma muudaksin natukene seda video ehk siis graafika tausta. Ma tahaks, et see kõik oleks ikka veel 10 korda ilusam ja seda oleks võimalik teha. Aga kahjuks sellel aastal lihtsalt pandi rõhku mõnedele teistele lugudele rohkem võib-olla kui minu lugudele, minu loole. Et kuna ballaade oli nii palju, siis võib-olla eelistati sellel aastal teisi lugusid või on lihtsalt nende nägemus selline. No miks sinul ei olnud hõbevihma, nagu Taanil oli kuldvihm? Sellepärast, et see on lihtsalt ääretult kallis. Et iga väikene vidin, mis selle laval on, tuli ja tuled ja tossud ja vihmad ja need kõik maksavad 1000 eurosid. Nii et meie peame isegi minu teada mõtlema ka selle peale, kas me saame lubada endale seda tossu finaali jaoks. Kuigi ma väga loodan, et ehk ikka saame, sest et minu arvates see andis vähemalt selle ilusa ja helge ja pilvise efekti seal, et me peame seda mõtlema. No kui ei saa, me tuleme ise sulle kuidagi tossu Me tuleme tõlkame kõik seal. Aga millised su emotsioonid on? Me pole emotsioonidest üldse rääkinud. Need on mööda. No esialgsed emotsioonid olid ikka ääretult ja siiralt ikka positiivsed ja head. Et kui see hääletus hakkas kuidagi mitte väga ruttu, sai see hääletus üldse läbi, et tegelikult meile ei antud üldse neid hääletusnumbreid, aga ma tean, et mul vanemad olid ostnud Rootsi kaardid endale ja mul elukaaslane ka ja et nad tahtsid mõningad hääled anda, aga me ei jõudnud seda teha, sellepärast et meil ei öeldud seda numbrit, mille poolt hääletada. Nii et me olime päris kurvad, et appi juba on see hääletus läbi ja me ei saanudki oma panust anda. Ja siis juba hakati neid maasid välja ütlema, et see oli hästi pingeline või hästi suur ikkagi ärevus tekkis sisse, et mina arvasin, et ma võtan seda rahulikult, aga ikka selline tõeline konkursi tunne oli.
ja muidugi, kui just vist juba neljandana öeldi Eesti, siis see tunne oli lihtsalt suurepärane. Et õnneks see öeldi üsna varakult ära, või ei kujuta ette, kuidas me seal seda seedinud veel oleksime, kui oleks 10. alles öeldud meie riik. Head tööd!